Sel nädalal pidas Põhja-Tallinnas Koplis oma 6. sünnipäeva Tallinna linnavalitsuse juures tegutsev noortevolikogu. Pidustuste raames peeti meeleolukaid koristustalguid ja Tallinna linna noortevolikogu esimees Triinu-Liis Paabo on nüüd ka meil siin stuudios. Tere õhtust! Tere õhtust! No väga huvitava koha valisite tõesti sünnipäeva pidamiseks Kopli liinide lõpus. Miks just seal? Tõsi ta on, asukoht oli tõesti põnev. Et selle aasta alguses, kui Põhja-Tallinna linnaosa valitsus korraldas ettevõtmise viia siis abivajajatele linnaosas toidu ning kodutarvete pakid, siis selle ettevõtmise raames noortevolikogulased 2 päeva jooksul viisidki 10 pakke laiali. Ja kõndides Põhja-Tallinna tänavatel me nägimegi, et tegu on väga põneva ja väga kauni linnaosaga ning selleks, et murda siis stereotüüpe noorte seas, et Põhja-Tallinn seostub vaid Kopli liinide lõpuga või siis narkoprobleemidega, siis otsustasimegi pidada oma sünnipäeva just Põhja-Tallinnas ja asukohaks valisime siis Süsta pargi, mis asub Mereakadeemia juures ning tegelikult paarikümne meetri kaugusel on juba näha merd, et tõesti väga-väga kaunis koht. No millega see Tallinna linna noortevolikogu siis täpselt tegeleb? Et ma saan aru, et teil on 21 liiget. Kui tihti te koos käite ja mis see põhitegevused on siis? Tallinna linna noortevolikogus on tõesti 21 liiget ja need on siis 3 huvirühmast. Et 7 Tallinna noorte esindajad, 7 üliõpilaste esindajad ja 7 MTÜ-de või siis vabaühenduste esindajad, need, kes ei käi kas koolis või ülikoolis. Et kõik noored, kes on vanuses 14–26, saavad meiega liituda. Ja koos käime me umbes 2 korda kuus suurte istungite raames ning meil on ka 2 komisjoni, et haridus-kultuurikomisjon ning sotsiaalkomisjon. Et need komisjonid samuti kohtuvad iga 2-3 nädala tagant. Ja millega me tegeleme tegelikult kõiki noorte teemasid puudutavate probleemidega või mõtetega. Et kui noored näiteks leiavad, et kusagil oleks vaja kas lisada mõni ülekäik või saaks edendada sportimisvõimalusi, siis noortevolikogu ongi täpselt see organisatsioon, kes saab siis linnavolikogule või linnavalitsusele ettepanekuid teha. Milline on siis noortevolikogu praegune seisukoht, et on see Tallinn noortesõbralik linn üldse? Ja Tallinn on väga-väga noortesõbralik linn, et meie koostööpartnerid linnavolikogust ja linnavalitsusest on alati väga positiivsed, väga rõõmsad, kui noortel on ettepanekuid ja linnavolikogu esindajatega kohtume umbes 1-2 tagant kindlasti. No noored tegelikult saavad nüüd osaleda ka kohalike omavalitsuste valimistel. See on siis 15. oktoobril selle aasta sügisel. No teie olete erand, te olete poliitikaga kursis, aga üldiselt noored ei ole poliitikaga kursis, et keda nad siis valivad, et mis te spekuleerite? Tõsi, see on tõesti väga nukker, et noored kahjuks ei ole niivõrd poliitikaga kursis, see ei ole väga atraktiivne teema. Ja sellega tegelikult noortevolikoguga sellel aastal tegeleb, et siis poliitikateadlikkust tõsta. Et meil on 2 prioriteeti 2017 aastal, noorte ettevalmistamine siis kohalike omavalitsuste valimisteks ning keskkonnatemaatika. Ja praegu ega tegelikult ei olegi teada, keda noor valib, et hea on, kui ta üldse valima läheb. Et praegu, mida meie püüame teha, ongi siis käia koolides, luua harivaid videosid, korraldame aruteluõhtuid ja siis, kui kõikide erakondade linnapeakandidaadid on teada, siis soovimegi nende kõigiga teha videod ja uurida, mida nemad pakuvad noortele, miks peaks noor valima just nende erakonda või seda kandidaati. No milline see noortevolikogu koosseis on? Et ma saan aru, et osad on ka tegelikult erakonna liikmed juba ja kas ma saan aru, et 3 EKRE liiget on teil noortevolikogus, samas IRL-ist ei ole mitte kedagi, oleme kuulnud. Just, täpselt nii. Et kõige rohkem on meil juba väga mitu aastat järjest reforminoori, aga umbes pooled noortevolikogu liikmetest ei ole üldse parteilise kuuluvusega. Et tegelikult selleks, et ühiskonna teemadel kaasa rääkida, ei pea ilmtingimata kuuluma erakonda, aga loomulikult see annab rohkem võimalusi, kui kuulutakse kas erakonda või noortekogusse. Igal juhul Triinu-Liis Paabo edu siis õigete valikute tegemisel 15. oktoobril noortele ja tänan, et saite aega tulla siia stuudiosse. Aitäh!